Katse päevase päikesekiirguse salvestamine. Me avame arvutis programmi Solar kalkulaator, valime 22. juuni ja keerame kellaajaks hommikul kell 4. Ja sellel ajal me näeme, et päikese tõusunurk on 6 kraadi. Kui me paneme nüüd valgusti maksimaalvõimsusel tööle ja keerame siia esimese kraadi peale, umbes 10 kraadi, siis saame panna 5 voolu kirja. Järgmine kellaaeg on kell 5 hommikul, on päikese tõusunurk jälle 13 kraadi, et mõõtmistulemus meil on umbes sama. Viimane järgmine kell on 6, on päikese nurk on 20 kraadi, et suurendame päikese valgusti nurka 10 kraadi võrra. Kella 7 ajal on päikese nurk 27 kraadi, et suurendame jälle 10 kraadi võrra. Kell 8 on päikese nurk 35 kraadi, ehk suurendame veel kord 10 kraadi võrra. Kell 9 on päikese nurk 42 kraadi. Eelmine oli 35, põhimõtteliselt on sama, mis kell 8. Pane kell 9 või kell 10 on päikese nurk 48 kraadi, et suurendame päikesepaneeli nurka 10 kraadi võrra ja saame ühisvooluks 0,21 amprit. Kell 11 on maksimaalne nurk 53 kraadi. Palju see eelmine oli? 48, 49, 50. Kell 11 põhimõtteliselt on sama kui kell 10. Kell 12 on ka 54 kraadi, et see jäigi meil maksimaalseks nurgaks. Pane kell 1 on 53 kraadi, et siis võiks öelda, et ka on sama. Kell 2 on 49 kraadi, me nurka ei muuda. Kell 3 on 43 kraadi, et vähendame nurka 10 kraadi võrra ja saame uue ühisvoolu 0,17 amprit. Kell 4 on 36 kraadi, et jääb samaks, eks ju. Kell 5 on 28 kraadi, et vähendame 10 kraadi võrra. Kell 6 on päikese nurk 20 kraadi, vähendame 10 kraadi võrra. Kell 7 on päikese nurk 13 kraadi, vähendame 10 kraadi võrra. Kell 8 on päikese nurk 7 kraadi ehk jääb samaks ja kell 9 on päikene nurk 0 ehk vähendame päikse kraad 0 maha ja keerame valgusti kinni.